Ja rahvas, natuke peame ootama. Plats ei ole saanud veel valmis, aga me kohe lahendame olukorra. Arhitektina momenti. Siin on nüüd lihtsalt üks kivi peal panemata. Me jõudsime natukene varem ja alustasime ka varem natukene. Aga pange see kivi paika siis vähe pärast. Ma ei tea, mis on siis? me peaksime midagi talle andma. Kellele arhitekile? Kugege talle või pakkuge listist. Ehitajad ka. Ehitajatel ka? Ja peatöövõtja ja... Pakkuge listist või kugege või tehke nii, et asi saaks korda. Peatöövõtja, jalatöövõtja. Mis me teeme nüüd? Kuidas me asja korda saame? Ja nii palju ma võin öelda, et jah, kas nüüd me saame see viimane kivi? Ja, kutsume siis ehitajad ja töömehed kõik siia. Ma usun seda, et see Reigo võib vabalt üksinda selle ära tõsta. Nii, ja ongi meie viimane... Ja aplaus, ongi valmis! Tapa 100 juubeliks ongi meil kenasti valmis. Oi, aitäh, aga nüüd Reigo ja kes te kõik siin olete? Härra vallavanem, olge hea. Ja, et nüüd on viimane kivi paigas, aga üks nöör siin ees segab meie liikumist, et nüüd oleks see nöör vaja läbi lõigata. Istub juba laua taha. Võite siin laua taga kavetteismeid ja tribüünid on seal kenasti ja saate siiapoole tulla. Ja kohe hakkab meil kogu see pidu pihta. Kõik on koos, tulge kas või edasi ja keerake toolid näoga saani ja ongi kõik hästi ja nii ja millinaised tulevad praegu ära ja nii ja ära nüüd sina kavanda, Toits, kao minema siit, kurat, sa kogu aeg torgid. Nii, poiss, sinu kord. Tapa linna... Oota, ei kuule. Nii. Tapa linna tervitavad tantsulapsed. Aplaus! Lähme mäele, Marjule, Ainale, maale, kulla maasikille, alla mäele, Toomingille, Ainale, maale, kulla maasikille. Lehte kulla arule, Ainale, maale, kulla maasikille.
maasikile. Siis me vardub maasikaid, siis me mändab maasikaid, siis me vardub maarikaid, Male kulla maasikille. Nii, poiss, ja teie, sõbrakesed, siin on veel kohti, kes tahab veel istuma, tulge siia poole rahulikult. Nii, poiss, sinu kord jah. Kõneleb Tapa alevivanem Villem Gabriel. Aitäh. Head Tapa kodanikud. Meil kõigil tuleb arvestada, et elu hakkab kulgema meil nüüd hoopis uut rada pidi. Igaüks meist võib nüüdsest saada linnapeaks või vallavolikogu liikmeks. Ja kui mitte seda, siis vähemalt elektri, gaasi või veevärgi muretsemise komisjoni liikmeks ikkagi. Tulevad meil ka uued kombed, nüüd tekivad uued traditsioonid. No, võtame näituseks Paide. Kui sina Paide linnas lähed otse üle Turuväljaku, siis see on kindlasti heade kommete vastu ja tuleb ikka minna ringi kõnniteed kaudu. See on õige ja annab tunnistust hästi kasvatatud olekust. Või kui sa nüüd võtad nõuks Tõrva või Põltsamaa alevi vahel vilepilli lasta, siis katsu said seda teha. Katsu sa vilistada Põltsamaa linnatänaval. Kui konstaabel sind otsekohe linnarahu rikkumise pärast arestikambrisse ei vii, siis kasvatamata linnakodanikuks nimetatakse sind ikkagi. Ja tulevad palju pingelisemad ajad, närvid tõmbuvad pingumale ja sellepärast, head linnakodanikud, on väga oluline edaspidi mõelda, kuhu suvitama sõita. Ja ilmad on meil praegu palavad ja linnakodanik, tema ei tohi olla suvitamata. Kui te siiamaani läksite üle tänava pikkamisi, rahulikult tunnistasite päikese seisu järgi aega, siis katsuge nüüd veel selline rahu endas leida. Võite otsekohe sattuda hädaohtu, jääda auto või trammi alla. Tapal ei ole trammi. Tapal ei ole trammi. Ei, no küll ta tulevikus saab olema. Nii nagu ta Tallinnas juba on, me võtame selle ka plaani. Ma tänan tähelepanu eest. Räägitakse, et Tallinnas või linnas aetakse palju kohviku juttu. Kas me peame nüüd hakkama kohvikut ja siis ma enam ei tohiks õlut juua või? Mine joo õlut, kus tahad, Toits. Linnakodanike nimel üle anda kingitused neile, kes selle nimel... Aitäh, veel on vara, minge nüüd. Kõned tulevad alles pärast. Jälle teie siin. Ma ise ütlen teile ja kohe läheb kõik edasi. Ja... Jumal issand. Nii, poiss, sinu kord. Ole hea. Esineb Tapa segakoor. Koori nimi on Leetar. Mis juba? Nimi ka või? Aga mis see tähendab? No see on nagu tagurpidi raudteel. No, ütle siis Leetar. Esineb Tapa segakoor Leetar. Karl August Hermann Tuljak.
kaunimad laulud. Dirigent Andres Heinapuu. Aplaus ja tubli! Vanematest armastatud kallis kodumaa, võimsasti tuksub südasis mul, kui sulle laulan mu isamaa. Taevasse tõuseb tugev lauluhääl, südame põhjas taimastuse väel. Pühamaks paigan sooled mul ikka, unine süda tuksubu sees, võimsasti kõlasis ühine laul. Õitse mu kasvagu kodumaa. Priiuse päike paistab me maal, truusujatest vabastatud Kaleviteraan. Paljuse kütked kuulustab maas, muistele priiuse jälle käes. Särava löönud toodab ennal vaid, Eestimaa taevas vabaduse loid. Paremad päevad paistma meil jäävad, kaunimad ajad ootavad ees. Võimsasti kõlasis ühine laul, õitse mu kasvagu kodumaa. Terve vald oli kokku aetud, kired on kokku kutsutud, külalisi hiljad seltsi minule kaasale kaalutud. Tändid aja meiu koosid pannikese endale, tändid aja meiu lähed kõigile mehele. Pulma võidu hõõri toeni ja viisime kaardi, pulma tegi tohudaid nõnda palju kui saadi. Õnnehad ja praegust üle tuule ära, õnnekad püstised pulma uksed kära. Kasvaes kuulub neid kuumab juurde, võinen täies ära. See on tõnn, seal kaoda main, kahekesi käes. Teen nalja main, siis naerab kõnn, nii et sesimäe veel valgeda. See liiub siin, neil särab siin, jõuaks teos enda läbida. Vendadel me Viru vanssi vedaks minna tantsima, tuumist teisele kõnekul tantsusema meile kihama. Lihtsalt ei lase ennast keelata, poiss kutsudes saja tantsima läheb, tõuses sooja, saadame sees kui kallis saja, meile mees. Kallis saja, trallale, kallis saja, trallale, kallis saja, trallala, kallis saja, trallala. Mulle armas on uhke, mis taas sõnum on ikka, tantsusaja kellele, miks läheme tantsma siis. Lõõsa, kõigil kõigil, mis vaid kiiremme tantsima. Esines Tapa segakoor Leetor, dirigent Andres Heinapuu. Tapa linna kuulsusrikkast ajaloost kõneleb alevivanem Villem Gabriel. Aplaus jälle! Tänan. Ja armas rahvas, Tapa linn on veel noor, kuid varsti on ka meil vanalinn, millest juba eespool juttu oli. Ja siis me vaatame siin kõrval seisvat kogu Järvamaal kuulsat sõbrapoodi ja meenutame neid siin veedetud hetki. Lubage mul siis heita põgus pilk Tapa
linna ajaloole. Räim, palun paber. jah, ole hea. Nii. Tapa linna ajalugu. Jah. Tapa linna ajalugu algab 1870. aastaga, mil Tallinnast Peterburi laia rööpeline laudtee ehitati. See raudtee. Mida? Raudtee, mitte laudtee. Vaata, siin on kirja. Ei, no muidugi raudtee, ma ütlesin raudtee, jah. Ja siis asutati Tapale ka rongide peatuse punkt. Varem kohises praeguse Alevi kohal ainult põline kuusemets, mis aja jooksul koos alevi kasvamisega on oluliselt vähenenud. Alevi kasvamine muutus veelgi hoogsamas aastal 1876, mil Tapalt Tartusse uus raudteeharu ehitati. Aastal 1900 loeti Alevi majade arvu juba 85 peale. Elanikude arv ühes raudteelastega oli 928 ja 1919. aastaks oli Tapa majade ja elanikude arv juba niivõrd suureks paisunud, et ta Lehtse vallast lahutati ja temale Alevi õigused anti. 1922. aasta rahvalugemise andmete järele on Tapa Alevi majade arv 260, elanikude arv aga 2398. No harilikult on rahvaarv siiski veel suurem, kõikudes 2500 ja 3000 elaniku vahel. Majade arv on aga viimastel aastatel hoogsalt kasvanud ja areng on jätkumas. 1925. aastal tekkis päevakorda linnade liidu taganttõukamisel Tapa Alevi linnaks muutmise küsimus, mis nii Alevi elanike kui ka maja omanikude ringkondades elavat vastukaja ja heaks kiitmist leidis. Selle otsuse valguses toimunud rahva lugemise järgi ilmnes, et tänasel päeval on Alevis 2815 elanikku ja majaomanikke on 238. Majaomanikude hulgas viidi läbi hääletus ja linnaks nimetamise poolt oli 167 majaomanikku ja vastu oli 50. Ma tänan. Miks minu käest keegi midagi küsib? Sina ma ei saanud ka hääletada. Miks majaomanikud said hääletada, aga elanikud? Kodanikud, siin te eksite muidugi väga raskesti. Selleks, et elanike meeleolu teada saada, me tegelikult küsitlesime ka kõiki ja tegime ka valimised elanikude seas. Ja meelepaha, stopp. Ma küsiksin teie käest, kodanik, miks te ei osalenud linna elanike hulgas läbi viidud hääletusel? Ma kuulen esimest korda seal. Kuidas nii? Linnaks nimetamise poolt oli 68, vastu oli 2. Erapooletuks jäi 14 linna elanikku. Kuule, 2800 elanikust käis valimas ainult 80. Natuke vähe ei olnud. Kus see toimus üldse? Ja kus see toimus? Meie küsisime nende inimeste käest, kes käisid eelmisel kolmapäeval jaamapuhvetis. Ja peale mitmendat õlut see küsimus päevakorda kerkis. Lõpetame selle vaidluse hetkel, Räim, lõpetame selle vaidluse ja näeklused. Kallid sõbrad, lubage mul heita ka põgus pilk Tapa linna nimeloole ja selle ajaloole, nii et Räim, palun paber. Ja, palun. Tapa nime põlvnemise lugu. Ja, siin ta on. Tapa linn. Võta kana, 10 muna, leiba, pikk, mis asi see on? Oi jumal küll. Oi, palun vabandust. See on proua pani poe nimekirja kaasa kogemata ja Tapa linna jutt. Palun vabandust. Nimest, jah, siin peaks olema. Tapa linna nimest, ahah. Hea rahvas, täna te näete kaunis sõnas Tapa vaid verist ja fataalset sisu, kuid täna on meil võimalus anda sellele sõnale uus, helgem ja tulevikku vaatav sisu. Igale Eesti inimesele kuuldes sõna Tapa kangastub tulevikus kaunis linn Järvamaa põhjaosas, Kõrvemaa ja Virumaa ristumiskohas.
linn, mis seostub kauni looduse ja rõõmsate inimestega. Rõõmsate ja tapaimulistega või? Mis siis jutus? Nimetuse Tapa ajalugu ulatub kaugele minevikku. Juba 1570. aasta dokumentidest esineb praeguse nimetuse algkuju. Raamatus, Räim, kuidas me seda raamatu nime hääldame siin? Kohe uurin. Kiiresti rahvas vaatab. Kuidas see, mis? Beitrage zu Kunde Estlands. Mida? Beitrage zu Kunde Estlands. See on see Beitrage zur Kunde Estlands. Selles raamatus siis tähendatakse, et Rootsi kuningas Johann küla nimega Tappes 1570. aastal kellelegi Thomas Tegensakenile eluks ajaks tarvitada on andnud. 1613. aasta dokumentides on aga praeguse Tapa küla nimetus esialgse kujuga võrreldes veidi muutunud. Endisest nimetusest Tappes on aja jooksul saanud Tappus. Peale nimetatud kahe nimekuju Tappes ja Tappus esineb vanaaegsetes dokumentides sagedasti veel nimetus Tappas. 1639. aastal tähendatakse, et Tappas mõisate hulka kuulub ja Walter von Diesenhusenile on kasutada antud. 1765. aasta dokumentides esineb juba nimetus Taps. Ilmselt on nimi lühenenud tänu inimeste laiskusele. Taps on saksakeelse nimetusena ka tänase päevani kestma jäänud. 1832. aastal esineb juba nimetus Tappa, mis eestikeelse nimetusena ka seniajani tarvitusel ja alevi tekkimisel ka linna nimeks sai. Ma tänan tähelepanu eest. Poiss sinu kord. Ole hea. Teile esineb Tapa segarühm Tulised tuulutajad. Tantsudega Padespaan ja Kuppari Moori. Juhendaja Sirje Sell. Aplaus. Jah, Kuppari Moori ja midagi nad tuulutavad ka. Nii.
Kuppari Moori tuleb veel. Tapa linna inimesed. Tahtsime linnakodanike nimel üle anda kingitused teile, kes selle nimel hulga vaeva on näinud ja... Nii, veel ei ole kõnedaeg. Minge nüüd. Issand jumal, kus te jälle siia saite? Ma ise kutsun teid. Jälle nad on see. Kallid, pidulised, käes on hetk, mida me läbi terve tänase päeva oleme kannatamatult oodanud. Lubage mul ette kanda Vabariigi Valitsuse otsus. Ma palun pasunad. Vabariigi Valitsuse otsus 30. juunist 1926. Punkt 1. Muuta Tapa ja Põltsamaa alevid elanikude soovil samanimelisteks linnadeks. Elanikud soovisid ju Valgejõe, mis jutt see on nüüd? Mis asja sa, Toivo, kogu aeg jaudad? Ja lõpetame... Ei saa öelda elanikede soovil... Lõpetame näätused, kodanikud, lõpetame näätused, oleme rõõmsad tänase päeva üle, jah? Loe palun edasi, jah? Sellega, et... Millega nüüd siis? Oota, algusest. Punkt 1. Ei, mitte nii algusest, võta sealt, kus see... Jah. Muuta Tapa ja Põltsamaa alevid elanikude soovil samanimelisteks linnadeks. Sellega, et loodavate linnade piirkonnas olevad maad ja muud kinnisvarad jäävad isikute ja asutuste omanduseks, kes need varasemalt seaduslisel alusel omandanud. Just, saite aru, ja kuigi me oleme nüüd linn, ei tähenda see veel seda, et meie majad või maad valitsuse kätte läheksid, jah? Osa saad, jah? Punkt 2. Panna punkt 1 nimetatud uutes linnades maksma 1892. aasta linnaseadus selle hilisemate muudatuste ja täiendustega, määrates volikogu liikmete arvu kummagi linna kohta kindlaks 21 peale. Saite aru, jah? Kuigi me oleme nüüd linn, peame me edaspidi järgima kõiki neid seadusi, mis linna kohta käivad, jah? Punkt 3. Anda siseministrile õigus kindlaks määrata linnaseaduse maksmapanemise kord uuesti asutatavates linnades. Allkirjutanud riigivanem J. Teemat, siseministri kohusetäitja kindralstaabi kindralmajor J. Soots, riigisekretär K. Terras. Antud otsus hakkab kehtima 1. jaanuarist 1927. Just nii, senine aeg tuleb meil kulutada ettevalmistuste tegemisteks
Valimiste korraldamiseks selgitustööd on oi kui palju teha ja me peame ritta seadma kõik need plaanid, mis meil linnana nüüd teha tuleb, jah. Head linnakodanikud, meile on õnne toova telegrammi saatnud ka siseminister. Palun vastu võtta minu südamlik tervitus Alevi linnaks nimetamise puhul. Soovin uuele linnale kiiret kasvamist ning tema tulevastele organitele jõudu ja edu linna majanduslise ja vaimlise elu arendamiseks. Siseministri kohusetäitja sõjaminister kindral Jaan Soots. Ja nüüd lubage ka ette kanda meie poolt koostatud vastus austatud ministri tervitusele, jah? Las ma loen selle ise, tead, ma ise koostasin selle ka, eks ole. Nii, austatud ministri tervitusele meie poolt koostatud vastus. Tapa Alevi valitsuse nimel kannan teile sügavama tänu Tapa Alevi linnaks nimetamise austava tervituse eest. Tapa kodanikud, tänutundes aastapõlved mälestavad tänase päeva tähtsust ja tahavad väsimata püüdmise ja visa organiseeritud tööga kindlustada ja kaitsta saavutatud iseseisvust. Alevi vanem Villem Gabriel. Tänan. Jah, nii. Vinulike helidega jätkab Tapa linnaorkester. Õrn Ööbik. Õrn Ööbik. Jah. Kodanikud, nüüd on teie kord. Kodanikud, teie kord, noh. Jumal issand. Mida te möputate nüüd, naised? Ja tulge nii, teie kord, kodanikud. Nüüd on see hetk käes. Aplaus! Aplaus! Linnakodanikud, eesseisus, Juuli, Maali. Issand, kolmas läks meelest. Proua Loreida. Proua Maali. Proua Loreida. Ja palun teie kord. Tahtsime linnakodanike nimel üle anda kingitused neile, kes selle nimel hulga vaeva on näinud. Tapat tuntakse lähimate ja kaugemate naabrite seas kui vorstipealinna.
ja seepärast asetame tunnustuseks ja tänutäheks tublidele inimestele kaela tammepärgade asemel palju praktilisemad vorstipärjad. Esineb naisrühm oma rada pidi, tantsudega nõianeitsi ja kalamies. mandoliiniorkester esitab teile loo Musuäpardus. Seades on põimitud üldtuntud tantsuviis Vengerka ja sõnad, mille on kirjutanud Mihkel Neumann.
ning mis on avaldatud 1908. aastal väljaandes Uus naljalaulik, välja valitud nalja- ja pilkelaulud ning kupleed. Ja. Ja nüüd, head pidulised, kõik majaomanikud, kelle plangud on kenasti värvitud, on nüüd oodatud Alevi vanema vastuvõtule. Ja ma loen kohe ette nimekirja nendest tublidest inimestest, kes oma plangud ära värvisid. Palun, Rein, nimekiri. Keegi ei värvinud. No, veduri värvimiseks läks kõik värv ära ja sõbrapoes sai värv otsa ja kellelgi ei olnud enam värvi, et blanko värvida, nii et keegi ei värvinud. Meil kui blanko on värvitud, kas ma nüüd saan kutse? Hästi, vaatame, arutame, menetleme ja siis arveks 3 nädala jooksul teada. Aga kui keegi blanko ei värvinud, siis teeme niimoodi, et kutsume kõik. Kutsume kõik. Ja, kõik inimesed on oodatud nüüd Alevi vanema vastuvõtule siinsamas Nigoli tänaval. Ja Toits on ka oodatud vastuvõtule. Ja, oled. Ja et ta saaks koha kalamarja kausi kõrval. Kurat, ära kisa kogu aeg. Nigoli puiesteele on oodatud kõik Ikka laua taha. Alevi vanema pidulikule vastuvõtule. Aitäh teile! Tort tuleb ka. Jah, aplaus ja oodake, mul on üks teade või? Näpipildurid, jah. Tere. Alustame suurt piduõhtut siis ikkagi kohaliku muusikaga. Üks tore Kirumani polka mänginud kunagi Tapa mees August Ehasalu.